Siit Tartu Herbert Masingu koolist on viimase aasta jooksul lahkunud pea 20 töötajat. Mitmed neist panid ameti maha, sest ei talunud enam koolis väidetavalt vohavat töökiusu. Näiteks Tartu Postimehele kurtis üks õpetaja, et personaalsed vestlused jõuavad koolis inimeste kõrvu, kes neist kuulma ei peaks ja isikliku infoga manipuleeritakse. Ka meie rääkisime 3 koolist lahkunud õpetajaga, kes kahjuks kaamera ette tulla ei soovinud. Üks neist ütles, et pidev töökius ja alandamine tekitasid talle sellise trauma, et ta vajas sellest ülesaamiseks psühholoogilist abi. Me suhtume nendesse väga tõsiselt, et meil on juhtkonnas on supervisioon käimas. Tegelikult on meil ka töötajate seas supervisioon käimas, et esimene kokkusaamine oli 14. veebruaril ja me kindlasti tegeleme selle teemaga väga tõsiselt. Kõige rohkem kritiseeritakse juhtkonda kuuluvat tugiteenuste juhti Marju Aasa, kes väidetavalt hakkab kiusama ja välja sööma uusi töötajaid, kes talle mingil põhjusel meeltmööda pole. Mina koolijuhina usaldan Marju Aasa täielikult, et võin temaga luurele minna. Tegemist on väga asjatundliku kompetentse spetsialistiga. Tõsi, tema suhtlusstiil vajab korrigeerimist, et ta on otsekohene, võib-olla liiga kõva häälega ja võib-olla tõesti mõned töötajad tunnevad, et seetõttu tundub neile, et tegemist on tagakiusamisega. Ta on jäägitult lapse poolt nii-öelda, aga mitte selles mõttes, et ta võtaks seda asja kuidagi paaniliselt, vaid et tal on väga head nii teoreetsed kui ka praktilised teadmised ettevalmistused seda tööd teha. Marju Aas ise täna meie kaamera ette astuma ei soostunud, vaid ütles, et ta ei oska ega soovi avalikult kommenteerida anonüümseid etteheiteid. Tartu Herbert Masingu koolis õpivad haridusliku erivajadusega lapsed, keda on kokku pea 300. Nende seas on nii autiste kui ka aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapsi. Väidetavalt pidavat juhtkonna liikmed ka lapsevanemaid taga rääkima ja kutsuma õpilasi mõnitavate nimedega. Selle kohta ma julgen öelda, et tegemist on alusetu süüdistusega. Et minu vestlusringis kindlasti sellist asja ei toimi. Et me kuidagi alandaksime neid õpilasi, et me alandaksime lapse vanemaid. Vastupidi, me töötame selle nimel, et õpilastel läheks tulevikus elus hästi ja lapse vanemad oleksid rahul ja õnnelikud oma peres. Tartu linnavalitsuse haridusosakonnas toimus täna sel teemal ka koosolek. Kui selline olukord on tõsi, siis kindlasti koolipidajana me ei saa seda aktsepteerida ja meie ülesanne on tagada koolis normaalne tööõhkkond, õpetajatele ja töötajatele turvaline töökeskkond.